Nii, no hakkame pihta siis. Ühesõnaga väike järjejutt meie eelmisele sissejuhatusele. Seekord räägime natuke tööriistadest, skillidest, alapagentidest, MCP-serveritest, siis juba mindsetist, et kuidas AI-ga koostööd tehes mõelda ja suhelda, siis mis on erinevad tasemed, kuidas AI-d oma töös kasutada. Ja ma tutvustan enda arenduse workflow'd, mille ma olen viimase kuu jooksul kuhugi maale välja arendanud, mis on igapäevases arengus, aga on juba täitsa nagu abiks. Ja lõpetame siis sellega, et kuidas teie saaksite oma projektides seda hakata kasutusele võtma. Alustame siis skillidest. Et midagi maagilist nüüd ei ole, põhimõtteliselt lihtsalt taaskasutatavad promptid või võtta ette nagu inimkeeles kirjutatud funktsioonid, millel saavad olla mingid argumendid, argumentidel võivad olla isegi mingid defaultid, aga selle asemel, et seda deterministlikult mingi protsessor käivitab neid see LLM ehk siis Claude või mingi teine. Asuvad need siis tavaliselt konventsiooni põhjal kas sinu projekti ruudus Claude.skill kaustas või siis sinu arvuti user kasutaja Claude.skill kaustas. Sel juhul sa saad neid kasutada üle kõigi projektide, aga mulle tundub projekti kaustas mõistlik, et siis ma saan neid reposse panna ja teist saad ka kasutada. Aastal kolmas variant on see, et sa saad neid Cloudi keskkonnas üles laadida, et siis sa saad neid igal pool kasutada. Aga mina lihtsalt panen projekti kausta. Igal skillil on mingi nimi ja kirjeldus, siis need instruktsioonid, mida see LLM peab käivitama. Loomulik küsimus oleks, et kuidas skillid või slash-komandid erinevad on. Skillid tuli natukene hiljem, aga nad on põhimõtteliselt sama asi. Mõlemal juhul saad neid välja kutsuda lihtsalt slash kas skill name või command name. Sisu on ka täpselt sama. Ainuke suurem erinevus on see, et slash command'e sa pead alati käsitsi välja kutsuma slash mis iganes command name. Aga skill'e kutsub Claude ise ka välja mingi konteksti põhiselt, et kui sul on mingi code view skill ja sa ütled talle, et review my code, siis ta ilmselt mõtleb välja, et ma on siuke skill olemas, ma kuulsin selle ise välja. Muus on sama asi ja ma tunnen pigem, et skillid on selle slash command'id asendanud lihtsalt, kuigi mõlemad töötavad. Ma teen teile siis mõned näited ka. Esimene on hästi lihtne, summarize the day. Ehk siis kui ma oma projekti teen, siis ma päeva lõpus panen kuhugi ajamärkimisse kirja, et mida ma täna tegin ja kui kaua ma seda tegin. Lihtsalt endale ajalooks. Kuidas ma seda tavaliselt tegin on see, et ma võtan Giti lahti, loen commit message'id ja siis mõtlen, kirjutan lause või kaks, et mis ma tegin. Ma mõtlesin, et AI oskab ka seda teha. Nüüd siis tegin lihtsalt skill'i, et palun loe minu tänase päeva commit message'id, otsiselt üles kõige olulise, kirjuta mulle üks ilus lause. Ja selle põhjal, kui palju aega on esimese ja viimase commit'i vahel, siis ta pakub mingisuguse ajaga välja, kui pikk see päev oli. Siis skill näeb midagi sellist välja. Ehk siis ainult kirjelda fixed osa skillist on see esimene osa nende 3 klipsukese vahel. Seda nimetatakse siis front matteriks, kus on skilli nimi ja kirjeldus. Ja tegelikult saab mingid asju veel olla, et mis tööriistu see LLM tohib kasutada ja mingid asju saab veel määrata. Aga üldiselt nimest ja kirjeldusest piisab. Ja mis siis skill'e natuke efektiivsemaks teeb konteksti mõttes on see, et kui sul on mingi hunnik skill'e, siis kogu nende skill'ide kirjeldus ei lähe automaatselt sinu konteksti. Ehk siis see sööks lihtsalt palju konteksti ära. Aga iga skill'i kohta on vaikimisi olemas see sama front matter selles LLM-i kontekstis. Ja kui ta selle põhjal avastab, et ta peaks seda skill'i välja kutsuma, siis ta loeb ülejäänud selle skill'i ka sinna konteksti. Saad ise lugeda ka,
inimkeeles programmeerimine, mida ma tahan teha ja kuidas ma saan seda välja kutsuda, keerulistemate skillide puhul näiteid võib-olla rohkem. Ja sammudena, mida ta siis tegema peaks. Ehk siis, ma ei tea, loe Giti ajalugu, arvata palju aega läks, millist sammarit ma tahan saada, et ole siuke concise, üks lause, räägi ainult sellest, mis on oluline, kui fikseerivad, et sinna võib panna. Ongi lihtsalt selline inimkeeles programm. Väike näide ka, et milline see välja näeb. Kutsun päeva lõpus välja Summarized Today, teeb Bashiga Giti ajaloo, leiab need message'id ja kirjutab mulle ühe lause, et umbes 14 tundi sai tehtud kogu projekti management'i flow, sai tehtud GitHubi äpi integratsioon, mingi share link management. Siis siuke täitsa produktiivne päev oli. Hästi lihtne. Siis ma räägin ühest teisest näitest, on intervjuu analüüsimine. Ehk siis ma üritan mingit lihtsalt SaaS-i teenust teha ja siis olen paari inimesega rääkinud, et mis nemad sellest arvavad ja mis ideid neil nagu tekiks, kuidas seda paremini teha. Siis olen teinud paar hästi vabas vormis vestlust, ma olen oma telefoni lihtsalt audiot salvestama pannud, tunniajalised vestlused umbes, siis ma pärast intervjuud lasin selle tekstiks.ee-st läbi, see on mõni esimene asi, mis ma leidsin, mis oskab eesti keeles speech-ide teksti teha, ta teeb seda küllalt halvasti, sest et eesti keel, aga ikkagi piisavalt hästi, et tegelikult LLM saab sellest väga hästi aru. Mis selle skilli üles on näen siis see, et mõtle välja, millest me rääkisime, mida me õppisime, mis on mingid pain pointid või mingid uued kreatuuri ideed ja tee sellest kokkuvõtte. Ja mis ta veel lisaks teeb, on see, et ta loeb minu enda projekti dokumentatsiooni ja siis saab aru, mis see taust on, millest me üldse räägime. Ja selle põhjal lõpus ka pakub ideid, et kuidas ma saaksin oma projekti dokumentatsiooni paremaks teha. Siis siin on näide sellest samast transkriptist. Kui te seda loete, siis te näete, et see on selline suht puine. Aga oluline info on nagu siiski olemas. Ja hoolimata sellest, et ta puine, siis tegelikult AI saab sellest päris hästi aru. See on jällegi mingi väike skillikirjeldus, kuidas ma saan seda välja kutsuda, lihtsalt ütlen intervjueeritava nime, on siin öeldud, et kus kaustama need intervjuu transcribe'id olen salvestanud, siis ta loeb selle transcribe'i, siis ta loeb taustal ka, mis selle toote visioon ja featuurid ja nii edasi on, ehk siis kogu see taustainformatsioon temale. Analüüsib neid transkripte, kirjutab kokkuvõtted, et millest me rääkisime, mis on mingid uute featuuride ideed, hinnastusest ja võib ka ise mingeid uusi sektsioone välja pakkuda. Ja lõpus ka see, et mis on need välja pakutud dokumentatsiooni muudatused minu projekti analüüsis. Ja siin on näide selle jooksutamisest. Siin ta tegi näiteks summary, et millest me rääkisime. Ehk siis ma oleks ise selle intervjuu kõrval üritanud mingeid asju kirja panna või pärast mälu järgi neid kirja panna, siis ma arvan, et ma oleks sellest 20% kirja saanud. Mulle tundub, et päris üllatavalt nagu võimas. Täitsa asi, mida ma võiks võib-olla kaaluda ka mingi kliendi kohtumistel. Et kliendiga arutame mingeid uusi, mis iganes featuure asju, paneks lihtsalt taustal salvestama, laseks pärast jälle kokkuvõtte teha. Ma arvan, et oleks nagu väärtust. Millest me rääkisime, mis me õppisime, mis on mingid uued featuuri ideed, mis on mingid validatisioonisignaalid, et mis talle meeldis ja meeldinud. Ja lõpuks ka, et mis on muudatused, kuidas võiks enda projekti dokumentatsiooni paremaks teha, et neid samu ideid, mida me õppisime, plaani sisse viia. Ja siis viimase sammuna ma just palusingi, et okei, tee dokumentatsioonis muudatused ka, viiski need samad ideed nagu sisse. Siuke näide.
Kus ta teab? Teab mida? Kes see räägib? Sinu ajatelas on? Ta teab Speaker 1 ja Speaker 2. Ma lihtsalt Global Replace isin need Lumoxi priideks. See tekstist tegi seda ise? Tekstist saab ise aru jah, et kumb räägib. Inglise keeles see oleks kindlasti veel parem, aga ma ei tea, see tekstist ei on tasuta ja mingil tasemel töötab. Ma isegi väga hoolega ei ütlesin, kas on midagi paremat olemas, aga seda töötas. Siis võib-olla pealiskaudsemalt veel paarist skillist, et ma tegin näiteks skilli Marp, mis tegi, Marp on põhimõtteliselt tööriist, mis oskab teha Markdownist esitlusi. Ehk siis see sama esitlus on tegelikult selle Marp skilliga tehtud. Ehk siis mida mina tegin on see, et ma panin Markdown faili kirja, millest ma tahan rääkida, suht high leveliselt, ma ei tea, esimene slaid võiks olla Cloud skillidest. Ma ausalt ei viitsin isegi sinna eriti ise kirja panna, mis see Cloud skill on. Siis ma itereerisin Cloudiga, et nii, lähme nüüd section by section, et tuunib igat sektsiooni. Ehk siis ta kirjutas mulle mingisuguse kokkuvõtte Cloud skillidest, agentidest ja edasi. Ehk siis saime sükse skripti. Siis ma tegin mingisuguse hulga screenshot'e, need samad, mis te siin näete. Ma panin teile lihtsalt mingid enam-vähem loogilised nimed, et ma ei tea, Analyze Interview 1 ja nii edasi. Ja siis Marpi esitluse tegemise skill ise otsis need screenshot'id üles ja pani õigesse kohta ja siis me leppisime lihtsalt kokku, et ta võiks need screenshot'e loogilisse kohta panna, full screen'i ja siis ta analüüsis ise pilte ka leidis, mis taustavärv nendel piltidel on, ehk siis kuna need screenshot'id ei ole täpselt õige suurusega, et siis ta pani selle slaidi taustaks õige taustavärvi ka, et need screenshot'id just välja läheks. Ehk siis see sama esitlus on tegelikult ka koodi tehtud. Mina mõtlesin välja, millest ma tahan rääkida ja kui see enda workflow'st või midagi räägin, siis seal ma ikkagi isegi kirjutasin, mis see minu workflow on. Aga mingid üldisemad asjad, nagu mis asi on cloud skills, selle ta mõtles ise välja. Teine näide on find name, ehk siis tegin skilli, kuidas leida enda tootele nime ja domeeni. Ehk siis jällegi ta luges kogu selle projekti dokumentatsiooni, sai aru sellest kontekstist, siis ta koostas mingisuguse keyword map'i, siis mis keywordid seal asjaga kokku lähevad, siis ta tegi erinevad strateegiad, kuidas neid omavahel kombineerida, erinevad mingid, ma ei tea, paneme X-i lõppu või kuidas mingid nimesid nii-öelda tekitada. Ja siis ta tegi mulle Node.js-i skripti, mis oskab siis kontrollida, kas mingi domeen on võetud või mitte. Siis ta genereeris mulle 6 sessiooni käigus umbes 1000 erinevat nime. Siis kontrollis iga ühe kohta, et kas domeenid on olemas või mitte. Mis nende finalistide kohta tegi ka taustaanalüüsi, et kas on mingid trademarke nende taga või kas keegi teine veel kasutab neid nime või kas on mingid konflikte nii edasi. Kuni ma siis jõudsin mingisuguse nimeni. .com domeeni on väga raske leida, tuleb välja. Aga jällegi see ikka küllalt keeruline workflow, mis ise 1000 nimeni jõuda ja neid läbi kontrollida ja mingid konkurentide analüüsi teha oleks päris raske. Kui palju aega ja effortit võttis selline find name skilli ehitamine? Sellest, et mõtlesid, et tahaks nimesid kontrollida, hakkasid mõtlema, mida, miks ja kuidas skillis teha, kuni selleni, et sul oli asi valmis, et ta leidis sulle need 1000 nime. No. Eks ma paralleelselt seda jooksutasin ja tuunisin, aga paar tundi võib-olla või esimene asi, mis sul nimest genereerib ja kontrollib, on võib-olla pool tundi ainult, aga siis see itereerib. Tihti sul seda vaja on, et sul seda skillist võivad teha. Nime genereerimine on täiesti random ja useless asi, kui sa ei kontrolli seda. Selle asja point on ju see, et sa tahtsid leida nime, mida sa saad registreerida päriselt. Jah. Et see on selle asja väärtus. No see on suurem väärtus, aga ega see nime leidmine ka, et mis võtmesõnade peale üldse mõelda, mis on erinevad viisid, kuidas neid kombineerida. Seal on ka ikkagi mingi väärtus, ma arvan.
see ka ise ei tule võib-olla nii palju ideed peale. Kindlasti ei tuleks, jah. Ühesõnaga paar-kolm pilti. Midagi sellist, jah. Ja võib-olla kolmas näide, et tee seda sama teenust. Me kõik oleme võib-olla kuulnud sellisest sõnast nagu informatsiooni arhitektuur, aga ma arvan, et me ei ole keegi seda kuidagi liiga palju nagu mõelnud. Siis on see, et kuidas ma teen kogu selle lehe erinevaid layout, kus peaksid olema, mis menüüd, mis URL-i formaati kasutada, kuidas sa teed breadcrumbs, milline on layout mobiilis versus desktopis. Siis midagi, mida sa võid nagu teha kogemuse pealt, aga tegelikult see on nagu täitsa eraldi teadus, millest mina liiga palju ei tea, aga Claude teab. Siis tegin jällegi skilli, mis analüüsis best practice'eid ja kogu seda domeeni üldse, et kuidas asju tehakse, kus võttis sisse kogu minu projekti dokumentatsiooni kontekstiks. Ja siis me kahekesi arendasime välja mingi struktuuri, et kuidas kogu seda saiti üles ehitada. Kokkuvõttes oli nagu päris hea viis läbi mõelda neid ja tundub siuke taaskasutatav asi. Nendega ma rohkem detaile ikka minema, siis ma ütlesin mingisuguse ülevaate anda, et mille jaoks võib-olla skille kasutada. Ja netis on olemas ka mitmeid erinevaid pood on vales olevad ei maksa midagi, aga marketplace või kus saab ka skill otsida erinevate ülesannete lahendamiseks. Skills.sa ja nii veel erinevaid. Ja tihti erinevad teenused ka pakuvad just Expo puhul. On uus versioon ja see on vist Skills nagu selle upgrade'isest. Aga tõesti. Et skillid maksavad? Ei maksa. Ma ei tea, mina ei ole ühtegi tasulist näinud. Võib-olla keegi üritab kuskil müüa, aga kuna neid on nii lihtne teha, siis mina enamasti teen üldse ise, kuna need üldised skillid on võib-olla minu jaoks liiga üldised. Ma tahangi, et ta teaks kogu minu dokumentatsiooni struktuuri ja kuidas ma midagi tahan. Sa võid muidugi alati ka võtta selle üldise skilli ja lihtsalt LLM-iga põrgatada, et ta teeks selle spetsiifilisemaks, et see ka töötaks, aga üldiselt skillide tegemine on lihtne. Ma sain aru, et see startup, kui ma peast sulle nime ei ütle, kellega ma kohtusin, aga nad oma seda logistika startupi ehitavad ja nemad ostsid mingi ehitajaskille. Et paned 20 eurot ühe skilli peale, 200 eurot teise skilli peale ja siis johtutad seda ja see teeb sulle enamuse tööst ära, mis sul vaja oli. Suhteliselt äge ja kiire, kui sa tead, kust ja mis skilli sa riigisid saad ja otsid, aga nad vähemalt rääksid, et nad maksid millegi eest, aga ma ei küsid, kus kohast nad täpselt ostsid seda. No siis sa pead midagi väga erilist olema, mida nagu community ei paku, et mina ei ole näinud, aga ju keegi kindlasti üritab nii. Mul on üks küsimus selle kohta, et skillid saavad teise skille ka kasutada. Jaa. Põhimõtteliselt, kui ma arutan, on see Copilotil on ka võimalik GitHubi oma mingi skillide toemus. Aga tähendab see rohkem see, et on promptid. Need ongi lihtsalt promptid. Et see on sama töödes. Ma arvan, et see ei ole üldse Claude'i spetsiifiline, ma arvan, et skillid on kõigil nendel põhilistel olemas. Nad on nüüd teinud. Peamine vist on see, et igaüks otsib need skill'e erikohast. Kui sa pane need Claude kausta, siis need teised ei üles ehitada. Seda üritatakse standardiseerida. Seda vist üritatakse väikse standardiseerida, jah. Eks nad ise muidugi ei ole huvitatud sellest standardiseerimist. Ja siin oli ka näide sellest Marp skillist, et see oli põhimõtteliselt see skript, mille siis mina kirjutasin mingi drafti, Claude'iga põrgatasime, kirjutasime natuke täpsemaks. Ja siis see Marp skill, tema üks ülesanded oli veel see, et see algne skript on ilmselt liiga pikk nii-öelda, et panna slaidi peale. Tema pidi sellest nii-öelda slaidisõbraliku versiooni tegema, ehk siis rohkem võtmesõnadeks looma. Ehk siis ta ei võta nagu üks ühele siit selle. Mis see väljas oli PDF?
ei, ta teebki HTML-i, mida me praegu vaatame ja PDF-iga. Ehk siis esitluste tegemiseks väga hea viis minu arust LLM-iga, sest et see tekstipõhine LLM oskab teksti teha. Kui sa ei taha mingit fancy graafikat, siis töötab ta käest. Kas skillidel on mingi ekstra piirang või kontor, mis nagu konteineris jookseks, mingi isolation? Ei ole, skillid jooksevad sinu põhiagendi kontekstis. Nii, et sa ei tea, kui internetis tõmbab midagi, see on nagu jah, see on täitsa turvarisk, kui te olete Cloudboti lugenud, aga räägime sellest, et terve see AI on turvarisk, et ekstra turvarisk. aga sa saad skillil määrata, mis tööristu ta tohib kasutada. Siis vaikimisi tohib sama tegelikult algusel, mis sul on, ehk siis kui sa jooksutad dangerously ignore permissions, siis ta võib kõiki teha. Aga sa saad skillis määrata, et sa tohid ainult triidida näiteks. Lihtsalt sul peab olema skill, mis analüüsis neid teised skillid, et need ei ole tohib. See on sama asi, mida tema tähendab, kui sul ohtu. Sinu jaoks on teine asi. Ainult muudel on. Seda juba tehakse, Cloud Hubis ongi mingisugune LLM-i põhine viirusepere peal. Kui see LLM loeb skill'e ja vaatab, kas arvab. Nii, Cloudbotil on päris palju probleeme ja nähtud välja. Ja väike näide ka, et kuidas ühte skill'i teha. Ehk siis, kui palju need skill'id on mitusada rida, siis tegelikult mina ise ei kirjuta seda mitusada rida. Ehk siis Cloudil on olemas skill'ide loomise skill. Ehk siis siin on väike näide, kuidas teha code review skill'i. Siin on see prompt, mida mina kasutasin. Ehk siis teeme skill'i code review. Saan seda välja kutsuda kas /code review või öeldes lihtsalt, ma ei tea, review või make code review nii edasi. Ehk siis see sama, et skill'e suudab Cloud ise ka tuvastada, et sa ei pea seda tingimata välja kutsuma selle /iga. Ja siin on mingi argumendi näide ka, et ma võin talle öelda, et keskendun mingile ühele aspektile sellest code review'st. Ja ma võin talle öelda, et testi ka kuhugi sinna lõppu, et sel juhul ta jooksutaks playwright'iga teste ka antud muudatusele. Ehk siis kirjeldus lihtsalt ütlen, et vaata ainult neid faile, mis on antud, mis on muudetud. Tee korda kõik issued, kõik lihtsad issued, mis sa leiad, tee kohe korda. Ja kui sa leiad mingeid mittetriviaalseid probleeme, siis kirjuta mulle põrgata ja paku paar varianti, et kuidas võiks edasi minna. Ja ta peaks valideerima, et kas see, mis antud issue raames sai tehtud, vastab sellele, mida me tahtsime teha. Ja pärast review'd jooksuta ka build-lint, Briti järgis iganes valideerimisi. Siis prompt ise on suht lühike lihtne. Nüüd jooksutasin seda prompti, mõtles välja, lõi selle skill'i, andis mulle mõned näited, kuidas ma saan seda välja kutsuda ja kirjeldas, mis see workflow on. Siin on see skill'i definitsioon, mis siis tema tegi, siis jällegi minu kirjeldus oli 10 rida lihtsalt teksti, tema tegi umbes 200 reaalise skill'i. Ehk siis mõtles siia ise veel mõnikus mingid constraint asja juurde, kuidas saab välja kutsuda, mida ta peaks seal vaatama, security peaks vaatama, completeness ja nii edasi, selle kõik tõlõtsis ise välja. Siis valideeri plaani vastu, vaata, et kas me tegime õigeid asju, lõpus jooksuta ka validatsioone, siis tegi sellise skill'i. Siis seda nüüd katsetad, kui ta kunagi teeb midagi rumalat, siis ütleb talle, et palun järgmine kord ära nii enam tee ja palun uuenda skill'i ka, sest uuendab ise skill'i, järgmine kord on targem. Enamus selliseid asju on sellises arenemises, et kasutamise käigus sa näed, et ta teeb midagi, mida sa täpselt ei taha, siis sa lihtsalt palud tal skill'i uuendada, et ta käituks natuke teistmoodi. Siin on näide, kuidas ma seda jooksutan, siis mul oli mingisugune issue pooleli, kutsusin välja code review, vaatas Gitist, et mis failid muutunud on, siis
läbi GitHubi MCP küsis ka antud issue, mis meil pooleli oli, küsis selle issue sisu endale kontekstiks. Nüüd loeb kõik failid üle, mis muutunud on. Ta leidis mingisuguse lihtsa probleemi, et siis õpetus oli, et kui sa leiad mingeid triviaalseid asju, siis tegi kohe korda, mis tegi mingit erilist probleemi ei leidnud, siis ta midagi küsimuselt ei hakanud, siis jooksutas ka linterid, formatid, teste, siis tegi summary, et ma seal failis sellise lihtsa probleemi tegin korda, ühtegi erilist asja ei leidnud, valideerisin plaani, tundub mõistlik, jooksutasin valideerimisi, kõik passis hästi. Siis lihtne taaskasutatav asi. Siis selles on, et ma lihtsalt ütlen ta tee code review, siis ta mõtleb ise välja, mida ta võiks teha, siis skillis mul on paremini defineeritud, et mida see code review minu jaoks tähendab. Kasutan kogu aeg. Küsimusi teid vahepeal. Mis tähendab kasutan kogu aeg? Ta põrgatad sedasi keset arendust või saab mingi suurem plokk, tükk, etapp valmis ja siis ütleb, et kuule, lase nüüd üle. Ma pigem ikkagi issue lõpus, jah. Lasen tal code review'd teha ja tavaliselt lasen tal ka endal nii-öelda validation passi teha või et LLM-id tihti peale, kui nad ükskõik mis töö lõpetavad ja see palud talle, palun vaata üle, siis ta leiab 3 asja, mis saab paremini teha. Nii, siis võib-olla natuke ka agentidest või alamagentidest. Ehk siis jällegi nad on lõpuks lihtsalt promptid. Et mis agentid eriliseks teeb, on see, et nad saavad joosta paralleelselt. Ja nad on isoleeritud, ehk siis neil on oma kontekst. Ehk siis vähemalt praegu on LLM-idega see kontekst ikkagi suur probleem. Tavaline konteksti suurus on umbes 200 000. Ja kui sa mingi suurema issue kallal töötad, siis see kontekst saab ükskord täis, siis ta compactib seda ja uustab pooledesse tere. Ehk siis mis iganes ülesanne on, mis on justkui natuke eraldi seisev, ehk siis annab talle mingi sisendi, ta mõtleb selle peale ja ta annab sulle mingi väljundi, siis kui sa jooksutad seda agendina, siis esiteks ta jookseb paralleelselt, neid saab joosta mitu tükki korraga, ehk siis sa saad oma vastuse kiiremini ja teiseks ta ei risusta sinu põhiagendi konteksti. Ja näiteks Claude'il on ka mitmeid sisseehitatud agente, mis te olete näinud, et kui ta explore'ib su koodiplaasi või planeerib või research'ib mingid teemad, siis ta tõmbab ise ka neid agente käima. Miks sa tead ongi, kui sa tahad midagi paralleelselt teha, ma ei tea, kuidas mingit library't kasutada mingi teise library'ga või midagi sellist, spinnib mingi agendi, mis käib, otsib, guugeldab ja annab sulle vastuse. Jällegi hoiab sinu põhikonteksti kokku. Või mingi asi, mis saab taustal joosta. Mingi näide ka. Ma ütlesin Laural mingit LLM-iga UX analüüsi teha. Ma annan talle mingisuguse lehe urli ette, kaardistab ära Playwrighti ja MCP-ga ja mis lehed seal üldse olemas on. Igast ühest screenshot ja siis iga lehe kohta käivitab ühe agendi, mis siis analüüsib selle lehe UX-i. Siis kuna neid lehti on palju ja iga analüüs on keeruline, siis seda nii-öelda ühes agendis teha ei oleks isegi väga võimalik, sest su kontekst saab väga ruttu täis. Aga kuna igaüks jookseb paralleelselt oma kontekstis, annab vastuse, mis iga lehe kohta mingid probleemid on, siis see töötab nagu agentidena väga hästi. Siin muidu selle saab agenti ja main agenti vahel suhtlus on, et seda on asi, et main agent peaks konteksti hoidma, et kui ühe lehekülje peal on, aga see saab arvab, et seal on midagi puudu, aga tegelikult teise peal on olemas. Kui ta see konteksti üle kantud, siis tema on võib-olla proovida.
nii palju ma aru saan, siis Claude ise otsustab, mis ta talle täpselt kontekstiks sisse annab. Ja siis agent otsustab, mis ta nii-enda välja annab. Ja ma mõtlengi, kui saab agent tuleb arvamuse, et midagi on näiteks sellel kindel leheküljel puudu, aga teisel leheküljel on see kindel data olemas. Ma arvan, et ta näeb ikkagi seda ühte lehte, et midagi talle antakse kontekstis kaasa, aga nüüd on mingi uus asi, mingi agent swarms, mis saavad omavahel nagu töötegemise ajal ka suhelda, aga ma ei ole seda veel proovinud. Ja noh, seda sama näidet ma tegelikult olen vahepeal veel keerulisemaks teinud, et mul ei ole üks agent, mis analüüsib UX-i disaini accessibility't. Mul on iga lehekülge 3 agenti, igal ühel on sama valdkond, ongi UX design accessibility, iga üks kirjutab ühe artifacti ehk siis UX-i analüüs, disaini analüüs, nii edasi. Siis mul on 4 agent, kui esimesed 3 lõpetavad, on summarize agent, mis võtab need 3 artifacti ja teeb neist ühe kokkuvõtte. Iga lehekülje kohta tekib see kokkulõpe ja siis lõpus main agent loeb kõiki neid kokkuvõtteid ja teeb kokkuvõtete kokkuvõtte ja lehekülgede kaupa analüüs. See töötab nagu paremini, sest et ikkagi ühel agendil oli liiga palju tööd. Kuidas nüüd saab kirjutada siis? Need lähevad samamoodi lihtsalt .cloud/agents kasuta ja agendi nimi suht sama nagu skill. No, sama. Ja samamoodi saab lasta Claude'il neid ise genereerida. Claude vist vaatab, et see on agent, et siis sina saad uue konteksti ja kui on skill, siis ma võtan selle Claude lihtsalt praegust konteksti. Jaa. Ainus vahe, et kas on kusagil subprocess või seal samas protsessis? Põhimõtteliselt küll, jah. Kogu Ja skillid ei saa paralleelselt ka olla, Skille? skillid ei jookse paralleelselt, skillid jooksevadki selles põhiagendis. No põhimõtteliselt on samas seedis või subseedis. Nii, siis natuke MCP serveritest ka. Ehk siis jällegi pole midagi maagilist põhimõtteliselt, see on standardiseeritud API-de jaoks. See on nii-öelda hästi avastatav, ehk siis AI saab ise aru, mis asju ma saan kasutada, kuidas ma neid välja kutsun, mis ma vastu saan. Need saavad joosta nii lokaalselt, ehk siis sa paned enda arvutis mingi MCP serveri tööle, kui ka kuskil pilves, ehk siis põhimõtteliselt vist API. Konfigureeritud .cloud settings failis. Paar näidet ka. Üks kasulik, mida ma kasutan, on context seven. Ehk siis igal LLM-il on mingi knowledge cut-off, mis tavaliselt on, ma ei tea, 6 kuud tagasi või midagi sellist. Aga eriti meie veebimaailm muutub nii kiiresti, et selle aega on tulnud mingi uued versioonid ja ma ei tea, kui tema teab ainult Tailwind 3-st, aga vahepeal tuli Tailwind 4 välja, siis ta hakkab sulle mingit jama pakkuma. See context 7 on siis põhimõtteliselt see, et LLM saab teha päringuid, et kuidas ma saan kasutada, ma ei tea, Tailwind 4 Reactiga ja saab sealt up-to-date dokumentatsiooni. Põhimõtteliselt ta lihtsalt paneb seda kõike, mis ta lood konteksti ja siis nagu... No põhimõtteliselt teeb nagu, see on just kui otsingu mootor, ma saan aru. Ehk siis ta ise mõtleb välja selle otsingu sõna või otsingu fraasi, et ma tahan mingit asja millegiga koos kasutada ja tema vastab sulle siis up-to-date dokumentatsiooniga. No see ei ole sama, nagu mis ta see nagu aitab päris palju sellist just erinevate library'te kasutamisel. Ja ta kutsub seda päris tihti välja ka. Siis teine asi, mida ma palju kasutan, on Playwright. Ehk siis annab Claude'ile kontrolli brauseri üle. Ta oskab seal päris hästi ise ringi klikkida, ta oskab ise screenshot'e teha ja neid analüüsida. Minu enda projektis mul ongi see seadistatud, ma ütlen talle ka ühe näite kasutaja konto. Ehk siis, kui ta tahab midagi testida, mis nõuab sisselogimist, siis ta saab kasutada seda kasutajanime parooli. Ta läheb ise sisselogimise lehele, täidab vormi, logib sisse, läheb
õigesse vaatesse, testib mingeid asju, vajutab reaalselt nuppe, tekitab uusi projekte, kustutab neid, teeb screenshot'e, vaatab, kas visuaalselt ka mõistlikult välja näeb. Siis nagu üllatavalt hästi töötab tegelikult. Kas see tuleb sinu ekraanil? Ei, see tuleb küll minu ekraani peale ka. See võib-olla saab seda konfida headless sinna ka, sest end-to-end testid jooksevad headless. Aga see, kui ta ise testib, siis see tuleb minu ekraanile ja see on tegelikult minu arvates kasulik ka, sest et ma nagu vaatan, mida ta seal teeb. Kui saab valida, siis on eriti. Ma pakuks, et saab valida, kuna end-to-end testid töötavad, aga mulle isegi meeldib, et ta tuleb, siis ma näen, mida ta teeb seal. Aga päris hästi oskab nagu flow'sid läbi klikkida ja ise leiab mingi visuaalseid probleeme, et tema muidu näeb ainult koodi, tegi mingisugused stiilid asjad, võtab playwrightis lahti, vaatab, oi jah, need asjad ei mahu reaal ära overflow ja parandab ise ära. Nagu väga kasulik minu arust. Sellest on räägitud ka, et see visuaalne feedback oli hästi kasulik. Ta oskab abi asju paremini kui uusi asju. Aga kui see playwrighti juhtub, siis ta töötab paremini. Jah, et selle ainuke miinus on see, et see võtab nagu aega. Et siis mina enda workflow'des olen teinud, et ta lõpus küsib minu käest, et kas ma testin playwrightiga ka või testid ise. Mingite asjade puhul, kui ma olen ise juba vaadanud, et kõik näeb okei välja, siis ma ei viitsi vaadata, kuidas ta seal koordineeritud ringi klikkib. Aga vahepeal on hea. Siis võib-olla veel paar näidet, et ma ise kasutan seda GitHub MCP-d, ehk siis sellega LLM saab ise issue'sid teha, issue'sid lugeda, ilmselt saab palju asju veel teha, PR-e teha, aga põhiliselt minu arust on jah, issue'de loomiseks, muutmiseks ja PR-ideks. Ja ma ise ei ole katsetanud, aga näiteks Figmal on MCP olemas, saab disaini teha, andmebaasidel on olemas, või reaalselt öelda talle, et palun lase kõik mu kasutajad tehtud. Ja neid nagu tekib suht igale teenusele, ehk siis väga likely, et mis vähegi populaarsem asi on, siis selleks on mingi MCP asi olemas. Mis on see MCP selle release'ist? Nüüd on jälle erinevaid minu arust. Mis on? See ongi koht, kus sa saad otsida, mis MCP serveri tulemas on. Veebileht, jah. Meil on mitu tükki jälle. Neid MCP serverid ei ole ise ka väga raske teha, et siis tahad mingit väga custom loogikat teha, kus LLM saab su mingile asjale ligi, siis nõudis saab küllalt lihtsalt isegi teha seda. Nii. Järgmine sektsioon on natukene, kuidas LLM-idega suheldes võib-olla mõelda. Et siis minu arust põhiline probleem, mis LLM-idel on see, et neil on kogu aeg amneesia. Siis nad on jube targad ja osavad probleemide lahendajad, aga iga kord, kui seda käima paned, siis ta ei tea mitte midagi sinust ega sinu projektist. Ehk siis kujuta ette, et sul on selline väga senior, tark kolleeg, sinu projektis on mingi probleem, mis ta kutsud endale arvuti taha, et palun tee see korda, ta oleks ka suht hädas. Siis LLM-id on küllalt targad lugema palju erinevaid faile ja asjadest midagi nagu aru saama, aga mida rohkem sa oskad neid õiges suunas lükata lisakonteksti ja dokumentatsiooniga, seda efektiivsemalt nad suudavad toimetada. Siis sellest tulevadki need samad ClodeMD failid ja projekti dokumentatsioon. Siis kõik, mis projekti kohta tavaliselt asub sinu peas, oleks tark panna dokumentatsioonina projekti reposse kirja ja need omavahel kokku liikida nii, et mis iganes probleemi sellele lahendama hakkab, siis ta saab minna lugeda relevantseid dokumentatsiooni plus koodi, et ta saaks nii-öelda up to date piisavalt konteksti, et mingit probleemi lahendada. Ehk siis peab natukene empaatiat omama LLM-ide suhtes.
küsimus, kas saab kuidagi skilli niimoodi teha, et automaatselt nagu otsustatakse seda iga kaudi lõpus või alguses nagu kuukid. Nüüd oleks võimalik teha niimoodi, et skill, et pane, no nagu kontekst, pane mingi väike paariga siia sinna positsiooni, kui sa oled lõpetanud, ma ei tea. Absoluutselt, jah. Ma ei näe, miks ei peaks. Saaks ilusti ka nendes issue lõpetamise lõppu panna, et mõtle, mis sa õppisid ja uued relevantsed kommunikatsiooni. No jah, aga et ta oleks lihtsalt automaatne. Ma arvan küll. Mingi huugid, skill huugid. sa paned ju, mis sellel Cloud MD. Su lõpetab midagi dokumenteerib. Jah. Siis ta ei tea seda. Ma arvan küll. Mul ühes idees oli see, et ta tegi mingi taski ära ja siis ütles, et memori update oli kogu mingis memorisse, kui ta jälle pihtis memorist mingid asjad. Jah, see on vist ja võrdlemisi uus asi, ma olen ka nüüd seda näinud. Ehk siis ta mingit mälu üritab ise ka pidada, jah. Ehk siis see ongi see, miks dokumentatsioon on oluline. Ehk siis üritage enda projekti kohta ise nii palju kirja saada, kui tahate, et teie peast kuhugi dokumentatsiooni tekiks, itereerige temaga, seda paremini ta sul nii-öelda ajas töötab. Nüüd samad, mis meil rääkisime, need CloudMD või Agents failid on ka kasulikud, aga nendega tuleb natuke ettevaatlik olla või et kui sa genereerid selle CloudMD lihtsalt selle /vitiga, siis kogu tarkus, mis ta sinna kirja paneb, on põhimõtteliselt see, mis on nagunii koodist kätte saadav. Ehk siis see on niisugune võrdlemisi väheväärtuslik info. Alles nädal tagasi oli mingisugune uurimus, kus uuriti, et kas LLM töötab paremini ilma CloudMD failita või automaatgenereeritud CloudMD failiga, siis need reaalselt performisid natukene kehvemini selle väheväärtusliku CloudMD failiga. Aga kui on ise vaeva nähtud ja sinna pandud kirja asju, mis ei ole koodist järeldatav, et siis performist natuke paremini. Ei tasu ka liiga suureks ajada, kuna need on alati kontekstis. Aga neid saab ka esiteks mitmeks lüüa, ehk siis selle asemel, et sa CloudMD-s, ma ei tea, paned mingi koodi näite, viita mingile failile, kus on, ma tahaks umbes nii teha. Või et kui sa tegeled selle probleemiga, siis on vaja seda dokumentatsiooni faili. Saab ka panna neid ka erinevatesse kaustaste struktuuri, ehk siis sul ongi näiteks top-level CloudMD, sul on mingi package-level CloudMD, siis võid veel eraldi panna ühe näiteks API kausta, et kui sa tegeled API probleemidega, siis loe lisaks veel seda faili. Aga jah, eelkõige peaks siis jäldama sellist väärtuslikku infot, mida on koodist raske tuvastada ja viiteid asjadele, mida lugeda, et paremini tööd teha. Nagu iga dokumentatsiooniga on oht, et see läheb ajas süngist veedega. Sest sel juhul see on jällegi pigem kahjulik võimalik. Ja sellest kontekstiaknast me oleme juba natukene rääkinud. Kuna see on niisugune piiratud ressurss, siis tuleb seda hästi kasutada. Liiga vähe konteksti, siis ta ei saa hakkama, liiga palju konteksti, siis on liiga palju müra. Ehk siis tuleb vaeva näha, et see CloudMD failid on dokumentatsiooni failid sisaldaksid väärtuslikku informatsiooni. Siis eelkõige seda, mida ei ole koodist võimalik tuvastada. Seda oskab ise küllalt hästi veegid faile lugedes ise ka eraldada. Natuke rääkisin sellest compactingust ka. Siis üks kontekst saab täis. Üldiselt issued, mida temaga lahendada, võikski olla piisavalt väiksed, et sa suudad selle ühe konteksti aknas ära lahendada. Kui ei suuda, siis ta compactib, ehk siis ta võtab kogu selle pika konteksti ja teeb ise endale mingi summary,
võtab värske konteksti ja paneb selle summary sinna algusesse, siis jätkab seda tööd. Aga paratamatult sa kaotad seal summary's palju infot ära, millest te olete rääkinud. Analoogia ongi see, et ma ei tea, teed mingit issue'd, siis lähed 4 nädalaks taisse, tuleb tagasi, üritad seda issue'd edasi teha. Proodi on umbes sama tunne, kui ta compacting on teinud. Seepärast ma üritangi, et iga issue ja teema kohta ongi mingid artefaktid või dokumendid, mida ta saab alati siis lugeda. Kas selleks on mingi, ma ei tea, slash-artifact? Ei ole, need on lihtsalt Markdowni failid. Minu projektis on /docs.puu, kus on mingis loogilises struktuuris, mis on mu, ma ei tea, põhiideed, featuurid, mis on mu erinevad faasid, mis mu MVP faasi skoop on ja nii edasi. Kas see agents maksumus oli niimoodi, et igasse folderisse agents on oma selle skoobi kohta? Ma olen igasse ei ole pointi, aga kui sul on... No nii-öelda igasse, et põhimõtteliselt ma ei tea, et sul slash API, seal on mingi üldine ja siis slash mis iganes payments ja seal on mingi kõik maksete kohta asi, et oskab ise lugeda. Ta oskab ise lugeda, kui ta mingis kaustas midagi teha üritab, siis ta vaatab, kas seal kaustapuus on mingi teised enda faile ja neid siis loeb. Sinna saab siis panna. Nii, siis võib-olla natukene erinevatest tasemetest, kuidas saab AI-ga kodeerida. See ilmselt ei ole mingi universaalne tõde, aga selline tunne, mis minul on jäänud ja mis erinevates videodes on ka räägitud. Et siis tase 1 on lihtsalt kirjutame prompte. Ma ei tea, me kõik ilmselt alustasime nii, et me ei tea, kopeerisime ChatGPT-sse koodijupi ja siis küsisime ta käest midagi või enda projektis lihtsalt küsisime midagi. Teine tase on võib-olla see, millest meil rääkisime, et natuke personaliseerime, teeme mingi CloudMD. Siis kolmas tase on see, et kasutame skill alamagente, MCP servereid. Neljas on võib-olla see, kus siis mina hetkel olen. Ehk siis mina olen analüütik, projektijuht, testija, arhitekt ja Cloud teeb reaalset tööd. Ehk siis ma natuke hiljem jõuan enda selle workflow'ni ka. Sealt edasi oleks see, et sul on mingi, mina kasutan üldiselt ühte agenti korraga või lahendan ühte probleemi korraga. Et seni, kuni ta lahendab, siis ma tavaliselt teen mingit teist asja veel kõrvale või lahendan mingit teist probleemi või kirjutan mingit dokumentatsiooni. Aga ma ikkagi tegelen ühe issue'ga korraga. Tegelikult neid samu LLM on võimalik jooksutada ka paralleelselt ja pilves, ehk siis sa võid teha GitHub issue ja öelda 3 issue'le, et Cloud palun lahendada ja lahendab neid 3 paralleelselt, tekitab sulle iga ühe kohta PR-i, siis sa vaatad need PR-id üle, siis üritad need merge'ida ja siis tuleb ilmselt mingit konflikte lahendada. See veel tundub siuke küllaltki nagu võib-olla mõistlik, seda võiks proovida. Sul ei ole ikkagi nagu nii palju kontrolli. Ehk siis kui mina mingit issue'sid lahendan, siis mul terve server kogu aeg taustal käitab, et mingi asja ära, ma kohe testin ja itereerin temaga. Kui ma hakkan mitme agendi PR-i üle vaatama, siis ma olen tegelikult ainult koodi, et ma ilmselt ei viitsi igat seda PR-i välja tšekkida ja testida ise. Tegelikult pipeline PR-iga olete testkeskud. Jah, oleks võimalik. Siis sealt edasi on veel mingid autonoomsed koordinaatorid. Siin mõnda
järgmistel slaididel natukene viitan ka, aga ise ei ole nagu katsetanud. Ehk siis sa annad talle mingi suure ülesande ette ja siis ta ise üritab seda kuidagi juppideks lõhkuda ja paralleelselt lahendada ja mörtsida ja mul hetkel on siuke mõõdukas usk, et see väga hästi saab toimida, sest et minu arust see human in the loop on ikkagi oluline. Tundub, et maailm sinnapoole läheb, aga kui hästi see reaalselt töötab, ma ei tea. Ja edasi ongi, et sa saad svarme mingeid agente tekitada, igal ühel erinevad rollid, sul ongi mingid testiagendid ja analüüsiagendid ja kodeeriagendid ja siis nad kõik omavahel räägivad ja siis nad mõtlevad välja ja ehitavad sulle kogu projekti. Võib-olla see kunagi juhtub. Juba praegu testivad, siis kunagi endale kolme kuumast. No jah, aga see, et ta oskab mingisuguse väga halva pooliku kompilaatori teha versus, et ta oskab päriselt lündi probleemi lahendada. Võib-olla, ma ei tea. Aga siis nii, et mida sina oskad AI eest? Seda väga väga. Statistika tuli, et kõige parem AI mudel suudab umbes 3,7%. Aga sa mõtled see, kus see mingi online keskkond oli, kus sa saad mingit töid tellida? Ei, üldse. See ei ole räägime samast asjast. Vaata, sul on... Kuidas on inimesi asendatud AI-ga ja hästi siis see oli lõpuks. Eestis niimoodi, et ta sai võtta mingit tööd ja valida ja üritas teha. Jah, on need mingid keskkonnad, kus sa saad tellida, et vaata, ma tahan üks asja teha, ma maksan nii palju raha, siis teed tööd ainult AI-le ette. Fiverris vist, jah? Praegu on jah see tase, et ta on hea tööriist. 5-6-7. Mingi graafik on see, et kui suure tüki, ütleme, sul on mingi töö, mida inimene teeb mingi X aega, et siis kui AI teeks, et mis tõenäosusega saab sellega hakkama. Siis see baseline on 50%. Ja siis see, et alguses oli tundes, et AI suudab teha tunni ja kui inimene tööd 50% successiga. Nüüd on see kuskil 16 tunni juures. See aina tõuseb. Et see tulemus ja võib-olla ei ole alati saavad sõita, aga kui ta toimib, siis ta suudab järjest rohkem üles. Jah. Ma arvan, et see nagu tarkuse taha ei jää, et ma arvan, et ta on praegu ka targem kui mina juba. Aga pigem ongi see, et tal ei ole võib-olla seda inimfaktorit või mingit testi või päris mõnest arusaamist. Kontekstid, mida ta ütles selle jaoks, et kõik on aga inimesel on ka, kus sa ei suuda kõik meeles pidada. See on nagu, sa hakkad mingid asja tegema, sa süvened sinna ühte asja teed ära. Ma arvan, et kogu see infrastruktuur sinna AI-ga tuleb paremaks. See Priit on rääkinud, see kõik kuulad. Mis ta veel paremaks? Rohkem on see, et inimene, kellel on ühes tükki kohe ei ole, aga iga kord, kui ta mõtleb millegi peale, ta saab uuesti samamoodi kuskilt midagi välja võtta. Aga IA-ga on see, et see kontekst ei ole veel nii suur, et no AI-ga samamoodi, ta mõtleb midagi välja, ta paneb kirja, kui ta nagu ajast läks. Aga selles ei süngib tema kontekst ei ole nii suur, et kell ma nendele mõelda, kell ma nendele 10,000 asjadele korraga, et millist asja peab kuskilt vaja olnud. Ta saab veel väikselt otsust ära võtta. Nojah, ilmselt see areneb päris kiiresti, et ma arvan ka, et see põhiprobleem võib-olla ongi see mälu, et kui tal oleks meeles projekti algusest peale kõik asjad, millest me oleme rääkinud, kõik asjad, mis ta on teinud nagu arendajal ja paremini kui arendajal, siis ta suudaks nagu väga hästi hakkas. Kõik need artifacti failid ja asjad aitavad seda, aga võib-olla keegi lahendab selle taustal nagu päriselt ühe. seal ka tegelikult on
kirjutasin umbes oma suhtele ja siis, et mul on rütmitest ja siis ei jäi mõtleb, vahepeal, siis hakkab küsima umbes mingi tegelikult küsimus, kas sul on allergilised, kas sul nohu läheb talvel või suvel suuremaks, mis asja, täiesti isegi nii väiksest kontekstist päris järeldust. Keegi suur AI tüüp nimetus, kes oli, stiilis mingi õppeline kus et arstiks õppimine on kõik mõttetud. Tänapäeval, sest see pipeline on 11 aastat pikk, kuni sa lähed ülikooli versus, kuni sa ostad nagu ametlikult perearstit näiteks. Seal ajab on AI nagu nii palju paremaks läinud. Õpetad ära, siis tahad kasutada. Ma usun küll, praegu oli väga ohtlik asi, mida noortele öelda. No teistpidi õpi seda asja, mida sul 10 aasta pärast vaja on ka päris ohtlik. Võib-olla radioloogiks ei ole mõistlik, aga ma ei tea, kes Optimus hakkab nagu kirurgiks võib-olla. Kirurgia on mingi näitulotsent kogu aastas. Selles mõttes ma ei usu, et ühelgi alal kõik inimesed ära käivad. Suliselt see nõudus vähem. Rohkem on see, et see on nii üldine kõik, et sa ei tea, millise ala peal sa ei tohiks õppima hakata. See on seesama, sa ütlesid ka, et võib-olla selle ajal, kui sa lõpetad, siis tegelikult on kadu. Räägid sa ainult ühega asjad, kui sa kas on see vaja, kui tolumeheks sa saad. Kõik sa pead selle oma skilli maha kui ei jäi valesti see võtaks mingi 80%. Minu vend juba kasutab mingi AI töörist, mis nagu ongi spetsialiseeritud perearstidele, et kas on see füüsiline vastuvõtte telefoniga näed, seda kuulate ja mingi kokkuvõtteid ja aitab talle seda, mis iganes asju teeb. See on mõte. Nii, lähme edasi või? Ühesõnaga, nagu ma mainisin, mina oma arust olen level 4 ja otsustan, mida ja miks teha, lood reaalselt ehitab. Siis olen juba küllalt keerulise asja ehitanud, kus mina praktiliselt ühtegi seda koodi kirjutanud ei ole. Aga ma siiski näen palju vaeva kogu nende plaanide ülevaatusel ja arhitektuuri suunamisel ja testimisel. Ja järgmises sessioonis ma siis räägin ka, et kuidas see minu workflow töötab. Ma küsin ühe asja vahele. Kujuta ette, et sa 3. aasta tudeng programmeerimises. Ja siis praegu, et kuidas demos on saanud. Et siis kui oluliselt sinu kogemus. Ma arvan, et praegu on pigem ikkagi oluline, kui mitte väga oluline. Sest et lood ikkagi ei haara alati nagu suurt pilti. Ta suudab teha hämmastavalt tarku asju, mille peale ma ise nagu ei tundki, nii ka. Mis vahepeal ta teeb nagu hämmastavalt lolle asju. Nagu keegi ei teeks seda kohta nii. Mul on kes sama kogemus. Ehk siis see ongi selline, mis iganes see protsent on, aga mingi protsendid juhtudel ta lihtsalt paneb kuhugi puusse. Ehk siis ta vajab seda juhendamist. Ja just kogu selle analüüsi või nagu kontsepti arendusel ka, et me oleme ehitanud nii palju erinevaid kasutajaliideseid asju, umbes teame, kuidas mingi asi peab töötama. Ta ehitab asju, mis tehniliselt töötavad, aga mis põhimõtteliselt alati ei tööta. Ma teeks enda kogemusest nii, et ma ütlen, et mul on see probleem, et oskab kohe lahenduse pakkuda, oskab selle hästi ära programmeerida. Aga see lahendus on tegelikult võrdlemisi naiivne. Müügitöö see tuleb teha, et niimoodi tuleb teha. Aga see esimene lahendus, mida ta pakkuti, ei ole rolli. See on huvitav, et see on nagu järjest paremaks nagu läinud. Et kuidas
projekt kasvab, et ühest otsast tal on raskem, sest et sul on palju faile ja palju loogikat juba ees. Aga teisest otsast oskab küllalt hästi analoogia põhjal programmeerida. Ehk siis, kui ta hakkab mingit uut asja lahendama, ta loeb seotud faile, ta vaatab, kuidas seal on asju tehtud. Ja siis ta oskab nagu sarnaselt teha, ehk siis omamoodi tegelikult suures projektis läheb isegi paremaks. Kui sa kätt hoiad, et kui ta ei hoia, siis ta võib-olla hakkab natuke valesti minema, siis ta vaatab, et siin on keegi valesti teinud, ta on samamoodi valesti. Ja siis ta jääb järjest arvaks täpselt. Ehk siis käe hoidmise asi on praegu ikkagi väga oluline. Kui sa lihtsalt teed täp ja kõik asjad, mis ta välja pakub, et okei tee ja didn't read looks good, siis ta teeb sulle mingi tohutu slopi, millest ta lõpuks ise aru ei saa. Jah, et seal see kogemus ongi hästi oluline. Ta oskab sulle väga hästi maha mingit ideed, kus sa pead ise korra kriitilised vigu peale vaatama, aga neid ise teistma. Mul see tunne, et üritab võimalikult kiiresti nende kaelast maha saada. Et nagu laps, kelle anti kodus tööd, siis nagu nii. Mulle nagu tundub, et see nagu tänapäeva poliitikas, et see on ka üritab poliitikat siin ära veelda valede faktidega ja see töötab hullult hästi, et inimene väga lihtsalt tõlge. AI paneb fake fakte ära, siin on vaata nii ja siin on nii. Sellepärast ongi naa. Aga siis lähed uurid, tegelikult ei olnud nii. Konkreetsed faktid on muutu ja A on 2. Sellepärast sul tuli vastus. Siis ta ütleb, ai, sul on õigus, väga hea. Muidugi muutame selle koodi. Selles suhtes mina olen vähemalt lühides perspektiivis optimistlik, et mingi suvaline analüütik meid asendama ei tule, mis nagu Urmo võib-olla rääkis. Ehk siis meie tehniline kogemus vähemalt hetkel on ikkagi nii palju väärtuslik. Kus see, et ma ei näe, et uus põlvkond arendajaid meid ka väga lihtsalt arendama tuleb, sest nemad ei kavatse kunagi arendama õppidagi. Mulle sa tundub, et neil on see elu keeruline. Ja viimselt unikaalselt. Et kuidas uus põlvkond seda kogemust saab? Cut off date. Rohkem selle sama kõik, kui sa õppisid seda Pythonit ja panid tegema, et sama asjad tegelikult ise ei õpita mitte midagi, et kui need uued kõik on harjunud kasutama neid tuule, nad ei õpi mitte midagi, nad ei hakka aru saama sellest kontekstist, mis ta iga on. Ma arvan, et uued generatsiooni oskaks teha seda, mida meie teeme. See näitabki seda, et see koodikirjutamine on programmeerimisega väiksem oskus kui loogika. Päris küll. No eks näis ühesõnaga. Ma arvan, et lühides perspektiivis on meie taustal tugev eelis igatahes. Pikas perspektiivis võib-olla ei vaata keegi koodi üldse ja tehakse üldse AI-spetsiifilised programmeerimiskeeled või hakkab AI üldse otse piksleid genereerima ja sul ei AI koodi vahele. 25 aastat pensioni. Serverite peale saad sa ikka minna, serveri vahendust. Aga vähemalt praegu on tegelikult nagu täitsa äge ja ma täitsa tunnen, et ma olen oluliselt produktiivsem, kui ma olen kunagi olnud, et päris 10x ma nagu ei pakuks, aga 5x seal päeval küll, et väga palju on võimalik päevaga tehtud saada. Siis väike ülevaade nendest 5, 6, 7 tasemetest. Ise ma neid otseselt katsetanud ei ole, et teda rohkem selliseks taustaks, et kes tahab uurida. Kõige kuulsam on võib-olla see Ralph. Lihtne bash loop lihtsalt. Sul on mingi teeme uue cloudi instance, anname talle mingisugune task ette, kus ta lammendab
proovime uuesti, ehk siis iteration beats perfection. Kui sul on niisugune väga täpselt defineeritud ülesanne, siis ma usun, et see võib töödata. Aga niisugune, et ma annan terve mingi suure, ma ei tea, saasi kirjelduse talle ja lasen ta 8 nädalaks lahti, ma hästi ei usu, et sealt midagi väga head teeb. Siis teine on GST, Get Shit Done. Ehk siis see on tegelikult väga sarnane sellele, mida mina kasutan. Ma sain sellest hiljem teada, kui ma ise seda välja mõtlesin. Aga mõte on sama, et mõtle välja, mis on teha, tee dokumentatsioon, planeeri, execute ja verify. Minu workflow on tegelikult sarnane. Aga see on võib-olla mingi natuke täpsemalt defineeritud lihtsalt. Ja siis siin paar tükki on veel lihtsalt välja toodud, et kes tahab guugeldada uurige. Võib-olla kõige keerukam või ei tea õiget sõna. See cash down, kus seal on erinevad tüüpi agendid ja pannakse mitukümmend tükki korraga, lastakse lahti ja sammutavad. Vaatan, kus on nagu Indiast see meeskond projekti peale. Good luck, kuidas libetage teite. Hetkel mõõdukalt usku, aga eks näis. Rohkem, et kes tahab uurida. Ja mingid kommunitiimid nende kohta. Ehk siis igat tavaliselt ehitatakse eraldi kontekstis. Kontekst on piiratud. Mis on tiim? Mis mõttes tiimus? Mis on üle nende erinevate orkestriitorite nii-öelda tavalised läbivad mustrid, väga hea sõna. Siis kitipõhisus, ehk siis kuskil on ikkagi see nii-öelda ground truth. Ehk siis neid issuesid on mõistlik kitis hoida, läbi GitHub MCP on seda lihtne teha ka. Siis ma arvan, et vähemalt praegu on see human in the loop ikkagi oluline. Ja nagu ikka divide and conquer, tee suur asi väikseks, lahendada väikse jupi kaupa. Nii, siis natukene minu workflow'st. Jällegi see on niisugune igapäev muutumises asi, aga juba praegu töötab minu jaoks küllalt hästi. Siis sarnane sellele Get Shit Done'ile. Mõtle välja, mida sa tahad ehitada, dokumenteeri see mingitesse mõistlikusse dokumendikuusse. Ma kasutan Obsidiani nende dokumentide lugemiseks ja muutmiseks. Ma ise tavaliselt teen mingisuguse drafti, ehk siis panen põhiselt oma peast kirja kõik, mis mõtted minul on ja siis itereerin koodiga, et seda paremaks teha. Siis sellest visioonist tekitan erinevad faasid. Faasides on milestone'id, milestoneides on epicutes on issued. Ja mul on siis erinevad skillid loodud nende issue'de tegemiseks ja lahendamiseks. Lahendan ühte issue'd korraga, human in the loop, ehk siis tema teeb plaani, mina vaatan plaani üle, põrgatan, siis ta lahendab selle, siis ma testin ja põrgatan, ja siis ta lõpetab selle issue ära, teeb code review, paneb kinni selle. Ja siis kogu dokumentatsioon on Markdowni failides. Siis see sama ettevalmistuse faas. Minu konventsioonis mul on mingi docs-kaust, mille all on, ma ei tea, business, product, technical, mille siin kaustad, mille all on siis mingi dokument. Ehk siis jällegi itereerin loodiga, mingit konkurentide analüüsi, samu intervjuusid näiteks, seesama informatsiooniarhitektuuri plaan, siis mul on mingi eraldi skill, mis tegi mulle design systemi, ehk siis analüüsis sarnaseid teenuseid, mis patternid nemad kasutavad,
võtsime kokku mingid värvid, asjad, tegi selle kohta disainsüsteemi dokumendi, ehk siis mis iganes uusi featuure ta implementeerib, siis ta referentsib sellele, kuidas ma tahan disainiliselt asju lahendada. Siin on mingi näide minust sellest dokumentide puust. Sul on faasid, sul on competitors, hinnastamine, intervjuud, kuidas landingut teha, erinevad plaanid, featuurid, ideed, nii edasi. Kus sul on mingi 50 dokumenti, kus sa nagu tead, et up to date on? Tegid kunagi mingit asja, panid kirja ja siis vahepeal tegid muid asju ja siis projekt muutus ja siis mingi hetk AI vaatab, et see tundub huvitav dokument, aga selle peale tegema. See on kindlasti jaht, jah. Et ta on iseenesest ise küllalt tark selles osas, et me tegeleme mingi asjaga, ta lugeb neid samu dokumente, siis me otsustasime midagi ümber, siis ta ise pakub välja, et kas me uuendame need dokumendid ka ära. Siis kuigi palju ta suudab ise seda nii-anda up to date hoida, kuigi palju võib-olla sa pead talle ütlema, et ma ei tea, uuendame uue plaani järgi seda, aga kindlasti seal mingi drift nagu ajaloos on. Veel skillide küsimus, nüüd seda ei saa parameetrit anda. Mis see on? Parameetrit. Millele parameetrit? Skillide, nagu slash, mis iganes. See on ikka parameetrid anda. Ja kuidas sa referentsid nagu ND-s, skill ND-s? Millised kirja? See on põhimõtteliselt lihtsalt tekst nii-öelda, kujuta ette, et inimene vajab seda. Ehk siis, kui sul on skilli need näited, et kuidas ma saan teda välja kutsuda, ma ei tea, ilmaparameetrit ette või kui ma ütlen talle seda, siis tee nii, kui ma seda ei ütle, siis selle parameetri default väärtus on näiteks 30. Ehk siis seesama näiteks UX analüüsi skill, mis ma tegin, et seal ma tegin 2 parameetrit, on kui sügavale minna ja maksimaalselt mitut lehte analüüsida. Et vaikimisi sügavus on 3 ja maksimaalselt lehed on 30, siis ma võin kirjutada lihtsalt sinna analyze UX, ma ei tea, to deep 20 pages või ma panen deep scripts pages 20 või ükskõik, ta on, kujuta ette, et ta on inimene, ta saab sellest igast variandist aru tegelikult. Ehk siis sul ei ole mingit väga kindlat formaati, see on niisugune inimkeeles programmine. Nii, ühesõnaga tuleme minu workflow juurde tagasi. Esimene põhiline skill, mis mul on plan tasks. Ehk siis annab talle ette mingisuguse milestone'i tavaliselt, mida siis planeerida. Siis ta loeb kogu relevantse dokumentatsiooni ja kõigepealt genereerib mul ainult epikute kirjeldused ja nende epikute vahelised sõltuvused. Ehk siis ma ei saa selle epikuga alustada enne, kui see epik on tehtud. Siis me vaatame koos need epikud üle. Ma vaatan, et ma ei tea, ta lõi midagi kuidagi liiga paljudeks juppideks või et võiks rohkemateks juppideks lüüa, siis itereerime. Kui me epikutega rahul, siis ma lasen tal need epikud nii-öelda laiendada, siis ta kirjutab iga epiku alla konkreetsed issued ja issuede vahel ka sõltuvused, ehk siis see issue on blocked by see issue nii edasi. Ja siis itereerib seda plaani, kuni oleme rahul. Siin on mingi näide ka, mul on vasakul pool on mingi MVP faasi dokument, siis mul on see analysis pipeline'i milestone ja nii-enda high level issued, mida ma selles milestone'is tahan lahendada. Siis kuna see on niisugune natukene suurem milestone, siis see on veel mitmeks löödud, ehk siis mul on mingi disaini faas ja infrastruktuuri faas ja mingi analysis steps faas. Iga selle all on mingid asjad, mis on vaja tehtud saada. Aga need võivad olla niisugune natukene high levelim, ehk siis
need issued, mis ta lõpuks genereerib, ei ole üks-ühele sellega, kui mingi asi on liiga suur, siis ta lööb selle mitmeks tükiks. Ehk siis selle dokumendi jällegi drafti ma kirjutasin ise, et ma tahan umbes neid asju teha, siis ma põrgatasin temaga, tegime täpsemaks, et ma ei tea, ma mustasin mingid asjad ära või lööme seda mitmeks või see, et lööme selle näiteks erinevateks alamfaasideks, selle pakkus tema välja. Ehk siis see on tema sisend. Siis seal paremal pool aknas on näha see sama plan task'i väljakutsumine, kus ma ütlen talle, et planeerime ainult selle design section'i sellest MVP faasist. Ja ma ei tea, mõtle, kas meil on midagi puudu ka. Ehk siis ta ei ole siukel sa saad talle mis iganes kirjeldus anda, suurt kujuta ette, et sa annad selle ülesande kolleegile, mitte nii-öelda funktsioonilist. Nii, nüüd ta siis loeb mingeid faile endale konteksti, mida ta tundub, et tal on vaja selle lahendamiseks teada. Siis ta vaatab, mis issued juba olemas on. Siis ta vaatab ka, mis issued on hiljuti kinni pandud, et siis ta otsis selle closed issue'id. Siis ta üritab aru saada, mis juba tehtud on. Siis ta loeb ka mingit koodibaasi. Nüüd ta on rahul, et ta saab kõigest piisavalt aru, et neid asju hakata planeerima. Mingi ülevaate, et mis meil selles MVP dokumendis oli. Tegi mingid soovitused, et mis meil sealt puudu on. Ja siis ta kirjutas mulle selle antud alam-milestone'i lahendamise plaani. Ehk siis jällegi box, plans, analysis, pipeline, design, ND faili genereerib mulle. Siis ma võtan selle lahti. Ma mõtlesin, mis kõigepealt ta genereerib ainult epikud. Ehk siis mul oli soov, et ma saan kõigepealt kokku leppida, et mis epikutest me üldse räägime ja siis hakkame täpsemalt issuedeks seda lööma. Ma mõtlesin, et teeme siuksed epikud. Mulle tundus mõistlik. Tavaliselt ma loen seda kas Obsidianis või VS Code Markdown Previews. Siis palusin tal seda expandida, et siis nüüd tal ei iga selle epiku alla konkreetsed taskid. Või tegelikult ta veel ei loonud, ta küsib mu käest, et kas see tundub mõistlik plaan. Siin allpool ta näitab dependency graphi ka, et mis millest sõltub. Okei, tundub mõistlik. Siis siin ma reaalselt loen neid erinevaid issuesid, see on lihtsalt ühe issue näide. Siin iga issue kohta on mingi priority status, mis see blocked by on, mis dokumentatsiooni põhjal see tekkinud on, mis on summary, key considerations, acceptance criteria, testing requirements. Siis see on see, mille põhjal ta selle GitHubi issue loob. Nende kaitsulgude vahel see põhimõtteliselt tähendab siis checkboxiga. Kui ta seda issue't pärast lahendama hakkab, siis ta läheb ja tikib nüüd checkboxid ise ära ka, mis ta ära on teinud. Tundub mõistlik. Siis ma palusin tal veel iseenda plaani valideerida. Ehk siis see valideerimise samm on peaaegu igas sammus mõistlik, ehk siis mida iganes ta sul teeb, siis palu tal endal valideerida seda, mida ta tegi, ja siis ta tavaliselt leiab mingeid asju, ta saab paremini teha. Ehk siis tegisin mingid ettepanekud. Tundus mõistlik, nüüd on meil see plaani dokument, Markdowni dokument olemas. Nüüd järgmine on mul eraldi skill, mis siis süngib need issued sellest Markdowni dokumendist GitHubi. Siis me näeme, mis ta välja kutsun. Siin task ei ole siis pipeline design. See pipeline design on siis selle Markdown dokumendi nimi. Jällegi kujutate, et inimene seda lahendab, ehk siis ei tea väga täpne olema. Ta teab, mis kaustas mul plaanid asuvad ja siis ta läheb, otsib sealt seda sarnase nimega Markdowni faili. Luges selle läbi, millega pärast ta küsis minu GitHubi profiili MCP-st. Okay. Siis ta
ta vaatas, mis label'id juba GitHubis olemas on. Siis ta leidis sealt dokumendist need 8 taski 3 epikus, mis nende priority block by nii edasi on. Otsustas, et ka mingeid uusi label'id on vaja create'ida nendele epikutele. Siis kuna GitHubis native epikuid ei ole, siis ta kasutab label'id selleks. Nii, ta tegi selle synki ära, ütles ka, mis label'id ta tekitas, mis issue'd ta tekitas, mis nende lingid on, mis nende title'id on. Ja selles algses Markdowni failis, kus see issue link oli alguses NA, uuendas igale issue'le selle lingiga ära. Nii, nüüd kui ma vaatan oma GitHubis, ma näen, et mulle tekkisid need 8 issue'd siia. Ja siin on näha ka, mis need erinevad epikud on label'itena. Mis plaani põhjal need tekkisid ja mis nende priority'd on. Ja siin on ühe selle issue mingi näide, see sama kirjeldus, mida on vaja teha, mis on acceptance kriteeria, mis on testing requirements ja nii edasi. Nii, ühesõnaga. Mis see põhjus on, et see GitHubi neid asju on? Vaatan, sa ju teed seal üksinda. No, esiteks ta mõelda, et ta võib-olla alati ei tee üksinda protsessi mõttes. Teiseks ma arvan, et ta on lihtsalt hea nagu ground source of truth, kus ta saab küsida läbi MCP endale ainult vajalikku infot, et ta ei pea mingit toodud suuri plaanifaile alati lugema. Et kui ma neid issue'sid lahendama hakkan, siis ta võtab läbi MCP GitHubist open issue'd, vaatab, mis see dependency graph on ja pakub mulle issue'd, mida lahendama hakata. Sinna varsti jõuame ka. Suur läheb teeb sinna. No siis sa pead mõtlema sellest või teisest inimesest. Siis sa kindlust võtta selle ühe issue'd. Sa saad teada seda kõik issue'd mingi eraldi marketing välja teha. Ma arvan, et see töötab ilusti. Lihtsalt... No ma saan aru suhka läbipaistvuse selle mõttes. Kõik nagu Urmavast näoks teha, siis tema ei näha ja kuna ma olen seda protsessi üritanud ikkagi ka üldisemalt parandada, et see oleks nii-öelda meil laiemas ringis ka kasutatud, siis nii, ühesõnaga selleks hetkeks meil on siis mingi milestone planeeritud, meil on epikud issue'd välja mõeldud, meil on need sünnitud GitHubis. Et edasi on see issue'de lahendamise faas siis. Ehk siis ma kutsungi meile solve issue. Ma saan sellele solve issue'le anda ka optional nii-öelda argumendiks, kas siis issue numbri või mingis fragmendi issue nimest või title'ist. Siis ta otsib selle konkreetse issue üles ja hakkab seda lahendama. Aga kuna mul on tehtud ka see loogika, et kui ma ei anna talle mingit argumenti, siis ta loeb ise kõik open issue'd ja soovib selle dependency tree ja vaatab, mis ta varem lahendanud on ja mis on high priority issue'd ja selle järgi pakub mul top 3 unblocked issues. Ma saan lihtsalt valida, mida ma lahendama hakkan. Ja kuna ma olen leidnud, et see töötab nii hästi, siis ma ise ei otsustagi, mis issue'd lahendada, vaid ma lasen tal ise pakkuda välja ja siis nende 3 sellest valida. Ja väga tihti tema nii-öelda doc recommendation on ka see, millega mina järgmisena tegeleks. Ehk siis ma valin selle issue, selle peale tema siis hakkab seda issue'd research ima. Ta vaatab seda issue'd ennast, ta vaatab lahendatud issue'sid, ta vaatab kogu mu dokumentatsiooni, ta vaatab neid tehnoloogiaid, mida seal issues lahendamiseks on vaja kasutada. Kui seal on mingi uus library või loogika, siis ta käib context 7-is, küsib, kuidas ma saan seda kasutada. Lõpuks genereerib mulle siis plaani, kuidas tema seda issue'd lahendaks. Siis ma võtan seda plaani lahti, loen läbi, kirjutan talle kõik asjad, mis mulle seal plaani juures ei meeldi, itereerime, kuni me oleme mõlemad selle plaaniga rahul. Ja siis ma ütlen talle, et go away, go ahead, mis iganes, ja siis ta hakkab seda issue'd siis lahendama. Ja ta kirjutab ka ise testid. Ja mina ise ka testin, kui ta seda ära on lahendanud. Ma arvan, et see on väga oluline osa, mida ei tohi vahele jätta.
testi, vaata, kas kõik töötab nagu tahad, palutan teha muudatusi. Lõpus ma lasen tal teha ka code review. Tihtipeale enne seda ma ütlen talle veel, et vaata oma töö üle, võrdle seda algse ülesandega, otsi võimalusi nagu parendada. Ikka tavaliselt mõne asja leiab, mida saab paremini teha. Ma lasen tal code review teha. See uus code review prompt on küllalt hea, et ma seda eelmist sammu olen vähem teinud, kuna see on selle code review prompti osa juba. Ja kui me mõlemad oleme rahul, siis ma ütlen talle wrap up, mille peale skillis on ära kirjeldatud, et kui ma ütlen talle wrap up või finalize või midagi sellist, siis ta läheb mingisse kindlasse faasi seal, kus ta siis teeb ise commit'i. Tegelikult küsib mu käest, et kas ma tahan merge to main või ma tahan teha PR-i. Kuna ma üksi töötan, siis ma tavaliselt ütlen talle merge to main. Selle peale ta siis commit'ib, merge'ib main'i, läheb ise main'i, kustutab ära lokaalse ja remote feature branch'i. Ja kõik on seal skillis siis lihtsalt kirjeldatud. Aga saaks vastu tal ka PR-i teha, kui seda mitmekesi teeks. Siin on mingi näide ka sellest, kus võttisin talle solve issue, ta läks läbi GitHub MCP, võttis kõik open issue'd, võttis mingite issue'de kohta veel detailid, vaatas, mis issue'd lahti on, mille poolt, mis on unblocked issue'd ja pakkus mulle 3 varianti, mille kallal võiks järgmisele tööle hakata. Selle või selle. Esimene on alati tema nii-öelda recommendation ja 90% juhtudel ma olen tema recommendationiga nõus ka. Kui ta on see dependency trigger juba varem välja mõeldud, siis ta ei pakku sulle kunagi asju, mida ei saa nii-öelda teha. Või ei ole mõistlik teha. See töötab nagu üllatavalt hästi. Nii, ma valisin siis issue, ta kirjutas mulle plaani. Minu konventsioonis on tausta stocks, plans, issues, issue number 55, build project settings and delete flow, mis iganes. Siis iga issue kohta, mida ta lahendab, kõik need plaanid jäävad ka repo ajalukku alles. Ja aeg-ajalt ta käib neid lugemas, kui ta mingit uut asja planeerib. Nii, tegin mulle selle dokumendi. Küsib mu käest, et kas plaan on hea, et kas me hakkame lahendama. Ja siis mina kirjutasin talle, et palun vaata issuesid 60 ja 61 kah, sest et ma need genereerisin hiljem kui antud issue, sest et eelmise mingi issue arendamise käigus me avastasime, et okei, tegelikult peaks seda ka tegema. Aga siis ta ütles mulle, et ole nüüd hea arendaja, et selle scope keep, et sellesse issuesse hästi ei mahu, et äkki tahad uue issue teha, siis ma ütlesin talle, okei, tee uus issue. Aga kuna need on natuke seotud, siis ma palusin, et okei, palun loe need issued ka läbi, et me midagi topelt ei tee. Ja siis ta vastavalt korrigeeris oma plaani natukene. Siis see on jällegi see mingi plaan, mis ta genereeris, loed läbi, valideerid, et see tundub mõistlik. Ütleb talle go, siis ta hakkab lahendama. Nüüd ta lahendas selle ära, ise verifitseeris, jooksutas tegelikult neid lintereid ja kriteere ka. Ja üks asi, mis ma olen tal palunud selle solve issue skilli lõpus teha, on, et anna mulle manual testing guide. Töötab asja korraga ja samal ajal teeb midagi muud ja siis vahepeal selleks, kui ta issue ära lahendas, sul läks meelest ära, mida ma üldse tegema pidin. Et oskab päris hästi kirjutada ise selle nii-öelda manuaalse testimise guide'i ka. Et kuigi ise teeb need automaattestid, aga kui ma nüüd ise pean testima, et kuidas see töötab, siis ta annab mulle selleks õpetuse. Ma siis lähen brauserisse testin, siis ma loen koodi ka, et siis ma tavaliselt võtan lahti GitKrakeni diffi, vaatan, mis ta muutis seal. Ja antud juhul ma näiteks leidsin, et ta on teinud mitu mingit page section'it, mis on nii-enda punase joone ja punase taustaga, ehk siis destructive mingi delete organization või midagi.
mitmel juhul ta siis pani sinna selle klassi nime juurde, et Border Destructive, Tege Destructive. Mulle ei tundunud see mõistlik, ma ütlesin, et äkki lisame mingisuguse teise propi hoopis sellele base gesture'ile juurde. Mis ta tuunis seda. Siin on näha, et ta uuendas selle base section komponendi, lisas uue propi juurde, lisas mingisuguse dokumentatsiooni näitega juurde. Siis kuskil CloudMD-s on mul kirjas, et kõik komponendid, mis sa teed, sa pead just ära ka dokumenteerima. Joostus uuesti testilinterid. Ja nüüd ta siin lõpus küsib, et kas sa tahad, et ma joostaksin playwright'i ka, et ma lähen ise testima või et sa testid ise. Olenevat issust ma siis lasen tal kas... Helptest manuali. Ai offloadib tööd teisele. Et antud juhul ma vist lasin tal MCP-ga ise ka testida. Siis siin on näha see tema terminali aken ja kõrval on see MCP Chrome lahti. Siin on näha, et ta ise täitis selle vormi ära, lõi mingisuguse projekti, testis projekti loomist, kustutamist, logis ise Rambole sisse. Siin on näha, et ta teeb mingeid screenshot asju, vaatab, et näe, kõik 3 sektsiooni on ilusti olemas, kõik need renderdasid korrektselt. Näe, siin teisel shoot'i on ilusti read-different section, siis suudab nagu päris hästi valideerida, et see, mis ta tegi, visuaalselt ka korrektne välja näeb. Päris hästi oskab tegelikult rakendust läbi klikkida, screenshot'i teha neid analüüsida. Aga see võtab aega. Siis tavaliselt on seda ise kiirem teha, aga vahepeal ma lasen. Eriti see, kui ma ise leian mingi probleemi ja ma ei viitsi kirjeldada, mis see probleem on, siis ma ütlen, mine vaata üle tegid mingit jama. Nii. Nüüd ta ise on väga rahul, everything works perfectly. Ja mis asju ta üle vaatas, kõik mässisid. Ta on väga rahul endega. Ja nüüd ongi see, et tema arust me oleme valmis, ehk siis ta pakub mulle autocomplete wrap-up. Ma vajutangi nool paremale enter, siis hakkab see wrap-upi protsess pihta, ehk siis commit, merge to main, delete, feature branch. Aga antud juhul mina ei olnud veel päris rahul, ma leidsin mingisuguse visuaalse probleemi, et kui seal pani mingi inputi sisse mingi loaderi, aga see loaderi ikoon on natuke suurem, nii et kui see loaderi ikoon tekkis, siis input läks natuke suuremaks. Kuna ta ise teeb mingit screenshot'i, siis ei olnud asi, mida ta ise suutis leida. Kontrollantus V, ma saan talle pilte kanda, eks ma andsin talle paar screenshot'i sisse, andsin selle probleemi kirjelduse sisse ja selle peale tegi selle korda just. Ja näitas mul uuesti, kuidas ma testidega saan. Okay. Siis ongi see wrap-up, siin on umbes näha ka, mis ta teeb, vaatas Gitis, mis muutunud on, lisas need failid, push'is, läks main'i, kustutas feature branch'id ja siin lõpus veel võtab GitHub MCP-ga selle issue lahti ja paneb kõik tickbox'id ära. See commit message ise tegelikult joosib selle issue ära, seal on see resolves 55 iseenes. Update checkbox'is, clean up branches. Mis vahepeal ta muidugi hakkas compactima siin, aga okei, sai ikkagi hakkama. Ütleb, et issue solved, mis sai tehtud, mis tema arvates võiks olla järgmine issue. Aga jällegi see, et siin me küll pakub, et hakkanud kohe issue't lahendama, alati enne seda, kui ma hakkan uut issue't lahendama, ma teen talle /clear, ehk siis ma teen konteksti tühjaks. Ehk siis mis iganes me selle issue raames tegime, see on uue issue lahendamiseks müra. Ehk siis enne seda ikkagi kontekst clear. Ja, ta panigi ilusti checkbox'id, kõik lihtsalt siit tehtud, issue closed, tehtud. Kas on mingit vaheetappe võib ka tekkida, et see nagu mingi 3 tšeki pära ja?
minul ei ole veel juhtunud, aga ilmselt kui sa otsustad temaga, et kuule ärme seda tee, siis jah. sul nagu tavaliselt üks issue on üks commit. Siis on üks commit. Jah, commit võib mitte olla, aga ikkagi üks versioon. Nii, ütleme ka mitu commit, et siis ei ole. Ja tegin commit'i 2 tehtud tšekkisin ära, tegin järgmine commit'i tšekkisin ära. Ma ei ole katsetanud, ma eeldan, et see töötaks, kui sa palud tal mingi alanosa sellest ainult ära lahendada, et kujutad, et ta on pädev kolleeg, nii et seda lühtad, siis ta tavaliselt suudab seda teha. Nii. Siis alla veel mingi metainfo ka, et mis plaani põhjal see tekkis, mis dokumentide põhjal. Et ühesõnaga rinse and repeat, iga uue issue lahendamiseks clear. Iga uue algusest ta siis jällegi vaatab, mis issued on lahti, mis issued said hiljuti tehtud, loeb dokumentatsiooni, lahendab järgmist. Töötab tegelikult päris hästi. Nii. Mingid arutelu teemasid vahele. Kui palju sa enne veel nagu välja mõtlema, nagu maistumi tasemel juba tead, mis täpselt vaja teha? No, mul on niisugune väga high level, mida ma üldse tahan teha. Siis mul on natukene täpsem level nende kohta, mis on nagu MVP kohe peale seda. Siis mul on täpselt see, mida ma tahan MVP-s teha. Aga kuna ma plaane ma ei tee kogu MVP kohta, vaid ma teen iga nagu mingi väiksema milestone'i kohta, siis kui on tagapool, ma teen selle ära, siis ma saan aru, et okei, et tegelikult hiljem ma peaks natuke teistmoodi tegema, siis mul ei ole nende kohta veel issue'sid loodud ega planeeritud. Ma võin neid rahulikult muuta ja siis ikkagi ma ei tee kogu projekti kohta neid 300 GitHub issue'id, vaid ma teen mingi väikse juti kaupa. Ehk siis kui see alumine plaani osa muutub, siis see on okei. Kui see vastab sulle. Nii, aga lähme edasi siis pain points. Põhiline on see, et Claude ei ole liiga kiire. Olenevast, mida sa palud tal teha, ta teeb seda 30 sekundit, kuni mina olen kõige rohkem näinud 20 minutit äkki. Aga enamus issue lahendamise tegelikult on pigem 5-10 minutit. Eks noh. Sul ikkagi tekib küllalt palju selliseid aegu, kui sa keerutad näppe. Mida olen üritanud selle aega teha on see, et ma siis planeerin mingit järgmist asja või vahel harva ma olen ka paralleelses terminali aknas lasknud tal mingit teist asja lahendada, aga sul tekib ikkagi mingeid faile sinna, mida siis algne agent ei näinud ja siis on nagu veider. Siis niisugust küllalt palju context switchingut on, et sa tegeled ühe issue'ga ja siis vahepeal teed mingi teisest dokumentatsiooni, siis ma lõpetan seda tagasi vaata, millega ma tegelesin. Et samad manual testing ja summarid, mis sai tehtud, aitavad seda vastu päris hästi. Aga võiks üritada nagu leida viise paralliseerimiseks. Ehk siis hetkel ma teen ühte issue'd korraga. Üks asi, mis võiks nagu aidata on Git Workpiece. Seda käsitsi on saanud praegu ka teha. Kõrgkirjas on tuttav mõista. Põhjustused nii-öelda projektis justkui mitut versiooni välja commit'id või tšekkida, aga tegelikult sa ei tšekki neid päris välja, aga need on eraldi kuus. Ehk siis saad paralleelselt oma koodi mitmes kaustas muuta. Ja alles hiljuti tekkis Claude'ile mingi worktree/worktree variant ka, kus ta ise siis loob selle worktree. Siis teoorias saad paralleelsetes terminalides mitu Claude'i tööle panna, talle erineva issue ette anda, ta oma worktree's lahendab selle ära ja siis kas teeb PR-i näiteks. Ehk siis see on nagu asi, mida võiks proovida. Ja teine variant, millest ma alguses rääkisime, ongi see, et
teedki selle GitHubi issue ära ja siis GitHubis assign'id selle kloonile ja laseb tal ära lahendada PR-i. Seda võiks ka proovida, et ma ei tea, kuidas konfliktide lahendamine, kui hästi ta sellega ise hakkama saab. Ilmselt võiks see tegelikult saada. Siis jah, hetkel põhiline efektiivsuse probleem ongi see, et sa ootad tema järel tihti peale. Ja siin on mõned ideed, kuidas seda efektiivsemaks teha, aga kuna ma olen alles level 4 tüüp, siis ma veel ei jõudnud sinna. Vist saad selle Cloudidus SSA ka veel, et sa saad jalutama minna, siis mobiilis saad ma tulen küll, et Läks Cloudpoti karta. Ja seda ei ole ka proovinud. Siis logical trust and not verify. Ehk siis see, kui head tulemust sa Cloudiga saad, sõltub väga palju ikkagi sinust. Kui sa lased tal kogu asja välja mõelda, kogu asja teha ja ise ei viitsi kaasa mõelda, siis ilmselt sa saad mingit compounding sloppi seal, mis muutub mingil hetkel mitte manageeritavaks. Ehk siis kehvasti defineeritud ülesanne annab sulle kehva tulemuse ka. Siis ma arvan, meie arhitektuuri kogemus on ikkagi väärtuslik. Need mõtted, mis temal on, ei ole alati see, kuidas mina teeks, võib-olla on vist rumal, aga arhitektuuri ma ikkagi suunan küllalt palju. Mingi osa sellest on nagu päris arhitektuur, et kas me teeme mingi mikroteenuse või mitte, aga mingi osa on tegelikult lihtsalt konventsioonid, et kuidas mulle meeldib mingeid komponente struktureerida või mis see kaustastruktuur on või edasi. See on võib-olla vähem siukest õiget ja valet on rohkem, kuidas keegi on harjunud. Aga LoadMD failidega ja ajaloo pealt see läheb küllalt hästi paika, et kui mingid näited on juba ees, siis ta järgmine kord tavaliselt teeb tegelikult õigesti. Siis testimine hetkel on minu arust väga oluline. Siis kõik asjad, mis ta teeb, võiks ikkagi manuaalselt üle testida. Neid automaatteste ta teeb iseenesest päris ägedalt. Ta teeb nii unit teste, mida on nagu mõistlik unit testida. Ja ta kirjutab ka playwrightiga end-to-end teste. Ja kui ta neid ära lõuks, ta oskab neid küllalt hästi korda teha, et küllalt osavad selles. Siis jah, põhiline ajavõit tuleb sellest, et ta suudab kiiresti progeda, aga mitte sellest, et sa mõtlemise vahel jätad. Kui palju sa ise seda koodi lõhutad? Kui sa pigem vaatad plaani üle ja siis näpid ise läbi ja siis muutad enamast läbi? No, ma ikka loen koodi ka. Ma loen siuke, ma arvan nähult poolt koodi umbes. Mingeid asju täpsemini, mingeid asju vähem täpsemini. Kui ta lihtsalt kirjutab mulle mingit HTML-i tailwindiga, siis seal ma liiga palju ei viitsi süvenda. Enamasti see on nagu okei. Aga kui ta teeb mingeid uusi komponente ja kuidas ta neid komponente kasutab ja struktureerib, et see on ma tihti peale ütlen, et ma ei tea. Sa siin 3 kohas oled teinud mingisuguse tiimi mingite klassidega, nende on täpselt samasugused välja, äkki refaktoreeriks selle komponendiks. No hea mõte. Aga ta ise ei tule selle peale, et kui ma teen endale review'd, siis vaatan, et kuule, siin on nagu 3 sarnast asja, et äkki teeks sellest komponendi on. No kui see on sama muudatuse raames, siis tuleb. Probleem tekib pigem see, et ta läks muutma nüüd mingeid uusi faile, kus ta ei korda seda justkui, aga mingis teises failis on veel täpselt sama pattern juba olemas. Aga kuna tema kontekst on piiratud ja tal kogu projekt seal kontekstis ei ole, siis tal on lihtne vahele jätta see, et ta kuskil mujal on seda juba teinud. Et skill'i tegemisest. Nii palju ta nagu teeb, et kui mul on kuskil skillis kirjas ka, et alati kui sa hakkad uut komponenti looma, siis palun mine käi meie komponents kaustas ja vaata, et ega sellist komponent olemas ei ole. Ja see on päris palju aidanud. Ehk siis ta ei hakka uues vaates mingit komponenti tegema, mis juba olemas on.
aga see, et ta kuskil jah, loob mingi uue stiili, mis kuskil juba olemas on ja võiks äkki komponent olla, et sellega ta aeg-ajalt on hädas, sest et tal ei ole kogu asja kontekstis. Aga kui palju see, et sa loed 50% koodi on sellest, et see on ka huvitav vaadata, kuidas ta mõtleb ja kuidas ta liigutab või kui palju see on see, et see on ikkagi üks asja, mis peab parandama või muutma? No ma tavaliselt ikkagi midagi nagu leian, mida ma teeks teistmoodi. Eriti kui on sellised suuremad otsused, et see ei ole lihtsalt, et ma tegin ühe vormi juurde, seda ma enamasti suuresti usaldan. Kui on suuremat loogikatükki teeb, kuidas mingit asja lahendada, siis seda ma loen nagu rohkem. Üks asi, mis tegelikult väga palju aitab, on see, et ma kasutan Convexi andmebaasi, mis on strongly typed end-to-end. Ja ma kasutan React Routeri asemel Tanstack Routerit, mis on strongly typed. Ehk siis kõik library'd, mida ma kasutan, on üldiselt tugevalt tüübitud. Ehk siis väga harva ta teeb asju, mis kompileerib, aga runtime'is ei tööta, ma vist ei olegi näinud sellist asja. Ehk siis tugevalt tüüpimine aitab väga palju. Sellest ka võib-olla mõnede library'te valik. Ma ise muidu oleks võib-olla React Routeri poole kaldunud, aga siis me temaga arutasime, et kuna Tanstack Router on paremini tüübitud, siis äkki proovime seda ja on väga hästi tööd. Nii. No ja viimane sektsioon, slaid 100. Kuidas saaks täna seda kasutusele võtta? Siis kui sul on Greenfield project ehk siis uus projekt, siis on väga lihtne. Võid võtta mingisuguse variatsiooni minu workflow'st ehk siis dokumenteerid, planeerid, sündid, solvid. Töötab nagu küllalt hästi. Kui on Brownfield ehk siis mingi olemasolevas projektis, siis mina alustaks dokumentatsiooni loomisega. Siis teeks mingi drafti, kus ma üritan kõik teadmine, mis minu peas on mingis kas või robustses vormis dokumenteeritud. Kõik, mis ei ole koodist ilmselgelt järeldatav. Siis ma võtaks selle drafti ja itereeriks Claude'iga, laseks tal koodibaasi uurida ja koos temaga see dokumentatsioon paremaks teha. Top tipp, mis mina olen leidnud pikemate markdown failide muutmisel, on see, et ma ei ütle talle, et annan talle 300 rida ette, et mõtle välja, teeb paremaks dokument. See on liiga suur ülesanne korraga, et siis ta teeb kehvemini seda. Aga ma ütlen talle, et go section by section, ehk siis iga markdowni pealkiri, üks pealkiri korraga. Ta lahendab esimese ära, pakub mingi variandi. Ma tavaliselt ütlen talle, et mul on failid committed, et sa võid julgelt muuta, et siis ta ei tule käest küsima igat muudatust, vaid iga selle sektsiooni kohta ta siis muudab seda faili. Ma põrgatan seda sellega, siis on next section, jälle muudab, põrgatan, next section, muudab, põrgatan. Niimoodi ma saan kokkuvõttes palju parema tulemusega kui see, et ma lasen tal kogu dokumenti korraga muuta, sest et esiteks ta teeb seda kehvasti ja teiseks mina vaatan seda üle ka kehvasti. See on liiga suur muudatus korraga. Siis on siin see, et oled mingi dokumentatsiooni teinud, võid alustada sellest /initist, mis genereerib selle root-läbi CloudMD. Aga seda kindlasti tasuks ise tuunida. Ehk siis mingi osa sellest, mis ta sinna genereerib, on nagu asjalik. Aga see on ikkagi kõik info, mis on koodibaasi pealt tuvastatav. Ehk siis kogu selle info ta saaks tegelikult koodibaasi läbi vaadates ka kätte. Ehk siis ma laseks talt sealt siuksed ebavajalikud asjad ära eemaldada ja üritaks sinna võimalikult palju enda mõtteid ja konventsioone kirja panna, et kuidas ma tahan
projekti organiseerida, kuidas ma tahan oma ma ei tea, komponente teha, mis on minu koodikonventsioonid, kõik sellised asjad. Sa arened ka, et siis nagu kogu aeg rääkida. Ja monorepode puhul mul on tavaliselt siis igas selles package'is common code on tee, kus ma selle package'i kohta natuke täpsemalt räägin. Siis jah, üritan dokumenteerida oma peast mingisugune tarkus kirja saada, itereerida temaga. Ja ma usun, et töötaks küll. Võib alustada nagu väikselt, ei pea kõike korraga võtma. Seda mingeid lihtsamaid asju teha ja ajasta peaks nagu järjest paremaks saama nii, kuidas su skillid ja dokumentatsioon uueneb. Ja kui sa märkad ennast midagi kordamas või kogu aeg sama prompti kirjutamas, siis tee see skilliks, nagu alguses näitasin, siis see on väga lihtne. Seletad talle, mis ma tahan, ise teeb. Ja eks siis jah, kui AI saab millegagi hästi hakkama, siis tavaliselt ei ole sellepärast, et ta on rumal, vaid tal ei ole piisavalt infot, et seda teha. Nii. Ühesõnaga, arvan, et see koodi kirjutamine enam ei ole võib-olla meie suurim skill ja väärtus. Koodi mõistmine jätkuvalt on, aga suurem rõhk saabki olema planeerimisel ja mõtlemisel, kommunikeerimisel. Ehk siis sul on siuke väga tark kolleeg, kellele tuleb selgeks teha, mida teha. Aga ma arvan, et lähitulevikus meie ei peaks võib-olla liiga palju koodi kirjutama, aga meie asi on seda hästi juhtida. Kõik.